Tere! Meie oleme projektimeeskond Võrratult vanad. Projektimeeskonda kuuluvad Egle, Tiiu, Terje, Katrin, Laura ja Romet. Meie tegevuspiirkond on Võru, Valga ja Tartumaa. Varasemad kogemused eelnevad 4 liikmel, 2 kogemused puuduvad. Projektiidee sündis esimesel Entrum-sessioonil. Sihtgrupiks on hooldekodude vanurid, keda soovime igapäevarutiinist välja tuua. Meie ellu viidud projektitegevusteks on jõulupidu Hargla hooldekodus, mis toimus 16. detsembril. Järgmiseks oli kontsert Uderna hooldekodus, mis toimus 4. jaanuaril. Järgmine oli sõbrapäeva teemaline kontsert, mis toimus Sõmerpalu hooldekodus 17. veebruaril. Ja meil on plaanis veel kontsert Rõuge hooldekodus, mis toimub 14. aprillil. Meie projekti eelarveks oli 470 €. Meie sponsoriteks olid Ülenurme ja Varstu vallavalitsus, Võru kauplus Magasiin, Võru ühisabi ja teised. Olulised partnerid olid Sooru naistantsjad Koidukiir, Memmede tantsu- ja laulurühm Rõõmsameelsed ja Varstu ja Hargla kooli õpilased. Meie projekti meeskonna tulemus on see, et oleme teadvustanud ühiskonda hooldekodude vanurite kohta ning oleme teadvustanud ka noorema generatsiooni esindajad. Projekt õnnestus sellepärast, et me saavutasime oma soovitud eesmärgi, ehk oleme korraldanud palju üritusi. Tagasiside seenioritelt, hooldekodu juhatajatelt ja ajakirjanikelt on väga positiivne. Kindlasti jätkame oma tegevust ka edaspidi. Meie projekt meedias. Nagu kõikidel teiste projektimeeskondadel on ka meil oma Facebooki fännileht. Lisaks sellele on meie projektist ja korraldatud üritustest kirjutatud Varstu kooli blogis, Ülenurme vallalehes, Võrumaa Teatajas ja Maalehes. Peale selle on meil ka kokkuleppe noorte info ja vabaaja veebi N-portaaliga, kes kindlasti kajastavad meie järgmisi üritusi. Esiteks on oluline, et tiim oleks ühtne ja oleks üksteise vastu ausad, siis sujub ka töö kindlasti paremini. Samuti on oluline ka, et olenemata tagasilöökidest kindlasti jätkatakse ja usutakse sellesse, et kõik sujub plaanipäraselt, sest järjekindlus see viib ju sihile. Projekt on aidanud kaasa meie organiseerimisvõime, suhtlemisoskuse ja enesekindluse arenemisele. Need oskused on kindlasti edasises elus kasuks. Ja siin on näha nüüd meie üritustest pilte.